Kas sa tahad kuruks saada? Ei taha. Sul on algusest peale on väga selgeks tehtud, et sa lähed sinna distsipliini õppima, sa ei lähe nagu sinna enda mingeid nõudmisi adresseerima. 4.30 sealt oled üleval, oled oma need praktikat teinud, siis paned veel riidesse ja siis lähed vabatahtliku tööd tegema. Vahel ükskord ärkasin, hommikul oli skorpion oli duširuumis. Normaalne. Normaalne. See nali on see, et siis tuleb bambuskepiga see tüüp sisse, aga no tänapäeval ei saa enam. Mina kusjuures ma ise oleks isegi bambuskepi poolt, aga tänapäeval jah ei saa. Et see mõte tekkis pigem mingisugusest sellisest tasandist, et sul on sügav sisemine rahulolematus ja siis sa proovid seda kompenseerida millegagi, et ma lähen sinna, ma saan valgustunuks ja siis on nagu kõik hästi. Aga see võib-olla reaalsus on pigem lähemal rohkem sellele, et kui sa oledki siin praegu ja kõik on hästi, siis sa isegi sul ei tule nagu mõttesse, et mul oleks nüüd midagi veel ekstra vaja või mingit valgustumist. Kuidas seda tehakse? Kas see on nagu see hetk, kus sa saad nagu keha eest ära või kuidas see käib? Tere tulemast hea podcasti Julgus valida muutust vaataja kuulaja. Osa 44 on täna sinu ees. Kui ma nüüd ei valeta, kui valetan, siis valetan. Ja täna istume me siin Väestuudios, ma ei ole siin kaua aega salvestanud, sest vahepeal meil oli oma Harli stuudio ja nüüd ma olen nagu justkui ringiga tagasi, et hästi mõnus ubane ruum ja väga head pehmed toolid. Nii et väike reklaamiminut ka, et kui sa oled keegi, kes teeb kas üks-ühele tööd inimestega või mingid teraapiaid või salvestusi, siis küsi minu käest kontakte ja siin on üks väga mõnna ruum Mustamäel selleks olemas. Aga asume asja juurde, mul on täna külas üks energiline noor mees ja mulle tundub, et tuleb väga põnev saade. No nii. Nii et tere tulemast, Volli. Tere. Ole hea mees, ütle ise oma täisnimi välja. Volli Fred Värenen. Et jah, seal on väike kirjaviga vist ka selle eestistamise või venestamisega või millega iganes seoses, et see oli alguses Vääranen ja siis nüüd on Värenen. Ja miks ma palusin sulle endale öelda, ma saan juba aru, et mul on mingi kamm sinu nimega ja siis ma nagu palun aita mind välja. Et me leppisime kokku, et Volli, ja Volli ongi siis see, kuidas sind tegelikult kõige rohkem kutsutakse. Pere kutsub vist pigem Volli Frediks ja siis sõpradele on, jah, Volli on igasugused erinevad Volts ja muud hüüdnimed olnud, aga... Mis ikkagi naljakam hüüdnimi, mis sul kunagi on olnud? Kõige naljakam või? Ma ei tea, mingid Volts ja sellised, mida väiksena võib-olla kutsuti, mingid suvalised tuletised sellest, mis sa saad Vollist teha. Mida nimi üldse tähendab sinu jaoks? See on huvitav küsimus, jah. Ma mäletan, mul vanaisa tegi pidevalt niimoodi, et ta võttis kellegi nime ja siis ta hakkas analüüsima seda, et kus see nagu tuleb, mis sõnadel on juuri ja nii edasi ja siis ta näiteks mul sõbra perekonna nimi on Soasepp, siis ta hakkas vaatama, mis on Soa, Suga, Sepp, see on nagu üsna lihtne, mõne nimega on võib-olla keerulisem. Aga see on see tähenduslik pool ja ma arvan, et ka sellel kõlal ja kuidas see nagu inimesega kokku läheb, see on üsna sükke oluline, et mõnel ju vaatad peale, et tal on selline nimi, aga see võib-olla üldse ei nagu kohandu või ei sobigi. Aga ma ei tea, ma olen enda nimega rahul ja mul on öeldud ka, et peaks nagu sobima, et ma vist vaatasin ka millalgi, et mis need Volli ja Fred on mingisugune rahulik ja siis Volli on, ma ei mäleta, kas see on sellest Vladimirist tulnud? Või Voldemar või seal on palju variante. Kas nimi on sinu jaoks identiteedi osa? Osad inimesed ju vahetavad nime, võetakse ja antakse nimesid ka joogateekonnal näiteks on, või siis võetakse endale, et kuidas sa sellesse suhtud?
selle jooga teel sellel päris hea seletus, mis ma kuulsin, oli see, et nimi antakse ka sellepärast, et need inimesed, kes sinu poole siis pöörduvad, kuna enne sai mainitud, et sellel häälel on ka mingisugune vorm ja mingi sobivus, siis need inimesed, kes sind selle nime järgi kutsuvad, et neil tekiks nagu sihuke meeldiv emotsioon või nagu seostuvus sellega ka. Et see ei ole mitte ainult sulle, vaid ka teistele, kes saavad nagu seda nime siis kasutada. Okei, nii et sinus on see avatus, kas ma sain õigesti aru, et põhimõtteliselt kui keegi annaks või pakuks või tuleb sulle kusagilt või teine nimi, et siis sa võiksid seda muuta? Minul või? Kui väga vajas ikka. On, et see on hästi huvitav teema, sest et osad inimesed on nagu hästi kinni selles, isegi naised näiteks perekonnanime ei vaheta, kui abielluvad on ja seal võib olla ka mustmiljon erinevat põhjust, aga kuidagi jäetakse kas enda nimi alles ja võetakse teine juurde. Mina vahetasin perekonnanime ära ja ma päriselt tunnen, et see väga palju muutis minus, sest see inimene, kes oli enne ja see, kes on praegu, siis ma olen nagu natuurilt ka teistsugune. Et sulle meeldib? Jaa, ma saan aru, et see pidi nii olema. Okay. Ma tegin abikaasaga ametlikult tiimi ja nüüd ma tunnen, et ma olen see inimene, kes on seal abielu sees. On ju. Et jah, sõltub. Nii et kui sa hea kuulaja vaataja oled selle koha peal olnud, kus kas või abielludes, et kas muuta nimi või mitte või mis see kõik tähendab või teinekord lahutades, et kas võetakse oma eelmine nimi tagasi. Seal on energeetiliselt täpselt niisugune kaal, nagu sa ise selle sinna paned. Sa tuleb katsetada, võtad selle nime ja siis kui meeldi vahetad ära. Kusjuures ma olen kuulnud, et mul on ka üks peretuttav või kellele öeldi selgelt, et sa pead oma nime ära vahetama. Ma ei hakka seda nime ütlema, aga... No vahel on nagu tähenduses põhjusteks. Et ühesõnaga ma kutsun üles sind jagama siia podcasti alla, kas siis YouTube'i või Spotify'sse või siis kirjuta mulle otse, kui sul tekib mõni mõte või avastus või saad midagi enda kohta teada. Ma ei ole seda varem väga palju teinud, aga ma tunnen, et selle episoodi puhul kindlasti seda küsida. Aga miks sa täna siin oled? Kuidas sa sattusid podcasti? No tegelikult see oli üsna konkreetne lugu. Meil on, kuna ma olen niisuguse vabatahtliku organisatsiooniga nagu Isha seotud, mis on, meil on siin taustal on Osho ja on ka niisugune guru nimega Sadhguru ja tema on siis selle Isha eestvedaja, kui nii võib öelda. Ja meil on siin vabatahtlikud on ka Eestis, kes ülemaailmselt on 2 miljonit vabatahtlikku selles Isha organisatsioonis, erinevad initsiatiivid, siis pinnase taastamine, erinevad siis vaimse heaolu nii-öelda taastamine, sarnased asjad võib-olla selle pinnasega seoses, aga jah, ja meil on ka Eestis tekkinud nüüd päris mitmed vabatahtlikud siin ja tegelikult miks see podcast oli, meil on tulemas üks programm ja siis meil tuli idee, et kogu sellest asjast võib-olla natuke inimestele jagada, podcast on niisugune sobiv vorm, sest et võib-olla sa selles kuskil 5-minutilises intervjuus ega midagi ei räägi, et ja see lugu oli veel niipidi, et kunagi üks sündmus meid korraks kokku viis ja see tegelikult pöördusid mu poole, et pakkuda Steni saatesse, kellega me tegime eelmise episoodi, nii et kui see 43 on kuulamata, siis mine kuula see enne ära. Aga ei pruugi. Ja siis, aga kuna sinul on üks kogemus, mis oli minu jaoks väga põnev, sa oled elanud selles samas Isha, kas see on siis klooster? See on huvitav, klooster ei ole vist, ma natuke uurisin selle kohta, et klooster peaks olema puhtalt ristiusuga seotud. Ja siis ja Indias on siis ashram. Ja see tuli mulle ka üllatusena, et inimesed ei ole üldse, ei tea, paljud ei ole kuulnud sellisest sõnast nagu ashram. Ja siis võtsin sellest kinni ja kutsusin sind ka siia, sest ma tahan seda lugu kuulda. Aga hakkame otsast arutama ja me jõuame selle programmini ja me jõuame seda siin vahepeal mainida. Ja mulle ka tundub, et kui mingi teema on nagu uus või sellest ei ole väga palju räägitud, siis täiega tasub julgelt sinna sisse vaadata. Sest üks asi, mis kohe minul tekkis, kui ma teiega kokku puutusin,
ja mitte see ei ole nagu minu isiklik hirm, sest mul ei ole nagu vaja seda kuidagi karta, aga kui sa räägid organisatsioonist ja siis nimi on veel Isha, selline natuke kahtlane võõraspärase külaga meie jaoks võib-olla, siis mis sa arvad, mis see number 1 hirm võib olla, mis inimestel üles tuleb, kui nad sellest kuulevad? Kult, püramiidiskeem. Sektorikalt siis sekt, eks ju. Et räägi sellest organisatsioonist enne, kui me läheme sinu loo juurde. Isha, vabatahtlikud, miks neid on maailmas nii palju, miks see on üldse loodud, mis selle missioon on? No minu jaoks on need kontseptid üsna süksed, ma pole üldiselt analüüsinud ja ma ei mõtle võib-olla niimoodi, mul ei ole selliseid hirme ka, et minu jaoks on kõik asjad sellised, et igal inimesel on omad otsused ja noh, kultivis see põhihirm on see, et sind tõmmatakse kuhugi sisse ja siis sind manipuleeritakse ja niimoodi võib-olla ma ei ole seda ideed nagu väga ära ostnud, et minuga saaks niimoodi teha. Nagu filmidest on näha on siis, mis juhtub, on see, et inimene läheb sinna sisse, siis talle öeldakse ainus tõde, mis on seal, et see ongi nii. Ja kui sa arvad teisiti, see siia ei sobi ja kõik, kes arvavad teisiti ka siia ei sobi. Ehk sageli inimesed peavad loobuma oma perekondadest, nad peavad andma siis, mis peavad vabatahtlikult nii-öelda, annavad ära kõik oma vara ja lõpuks on siis seal, ma ei tea, teevad massi enesetapu, võib-olla see on see lugu, mis on meile tulnud eelkõige läbi filmide ja kirjanduse. Et ma võib-olla introks teeks selle, minu koha pealt ka mul oli sama kogemus ma käisin raamatuid müümas, mis on Eestis populaarne, Ameerikas. 5 suve käisin ja seal oli sama asi, seal väga paljud räägivad sellest, et kuna seal toimub värbamine ja siis kõik tudengid saavad mingil hetkel oma elus kõne, neid proovitakse ka värvata siis raamatuid müüma Ameerikasse. Kõik on nagu selline utoopiline. Ja mina ise tahtsin seda teha ja mul oli sugulane teinud, ka raamatuid müünud ja tal oli üdini positiivne kogemus kogu sellega. Ja siis oligi, ma olin ka 5 suve müüsin ja mul oli täiesti positiivne kogemus kogu sellega ja oligi keegi ei survestanud, vähemalt mina ei tundnud seda survet, et keegi et nüüd sa pead seda tegema või seda või sa pead uskuma. Sest et sükestes organisatsioonides ja pahatahtmata on nagu mingisugused suunitlused ja reeglid, et see asi nagu ja struktuur, et see toimiks, on ju. See on nagu minu jaoks nii arusaadav, et sa tahad nagu luua, samamoodi nagu sa teed lapse, siis sa tahad ka luua mingit organisatsiooni või midagi, mis nagu töötaks, on ju. Lapsele samamoodi sa ei anna talle McDonaldsit, sa annad võib-olla tervislikku toitu, seal on ka, et sa pead nagu mingit teatud sükest distsipliini ja seda hoidma, et see asi töötaks ja kui see on nagu arusaadav, siis ma ei näe, kuhu see mahub, et oleks mingisugune... Pole enam vaba tahet. Aga räägime, kui tuleme Isha juurde tagasi, siis miks see on ellu kutsutud või kuidas, võib-olla sa ei peagi teadma ju seda nagu juurteni, aga mis sinu nägemus sellest on või miks see sulle armas on, miks sa sellega oled seotud? Jällegi, või ma ise, võib-olla see Isha, mina lihtsalt nagu sattusin sinna, ma ei tea, kas me läheme sellesse loosse ka, et kuidas ma sinna nagu sattusin, et minu jaoks oligi ka, kui ma olin ütleme siis kuni 2019 aastani, kui mul oligi see viimane suvi Kanadas, kui ma müüsin raamatuid, siis ma just rääkisime enne, et mis see õige sõna on, võib-olla agnostik, ehk siis mingisuguse usu ja sükse vaimsusega ma kõike seda proovisin eemale hoida endast. Ja siis ma kuskilt olid mingisugused elusituatsioonid ja ma nägin seda Sadhguru videot YouTube'is ja lihtsalt ma ei oska seda paremini seletada, aga juhtus niimoodi, et jah, et ma sattusin see nagu
tõmbas enda sisse. Ma ei oskagi seda võib-olla niimoodi mõtteliselt kontseptualiseerida või mis iganes sõna see on. Aga siis ma hakkasin neid videosi vaatama ja vaatama, et mis programme seal siis teha saab. No selle jooga ja meditatsiooni ja sellega seoses. Ja siis seal olid mingisugused online programmid ja siis oligi välja reklaamitud, et see on Sadhana Pada, on selline programm, 7 kuud oled seal Indias joogakeskuses, on ju. Ja siis mõtlesin, et ma tahan seda teha ja siiamaani ma mõtlen, et kõik, ma tahtsingi seda lihtsalt teha, oligi see idee lihtsalt ja kõik joondus niimoodi, et ma sain selle teha ideaalselt, rahaliselt, kõik sain Eestis korda niimoodi, et see ei ole nagu väike asi ka selles suhtes, et 7 kuuks ära minna ja pühenduda seal lihtsalt, et vabatahtlik ja mingit raha ei saa selle eest, midagi ei saa, on ju. Ja kõik joondus ja siis ma läksingi ja mind ei ole nagu tõmmanud otseselt, et mingisugune vabatahtliku süke kogemus ja süksed asjad, et umbes läheks Aafrikasse lõvisi aitama või paljud lähevad, on ju, aga lihtsalt situatsioonid, ma ei tea, läksid niimoodi, et see kõik lihtsalt ise juhtus. Ma ei oska paremini seletada seda. Kui vana või noor sa olid siis, kui sa läksid sinna? Mis ma olin siis juba 27, 28, jah. Aha, ma oleks arvanud, et sa ei ole veel nii vana üldse. Mitu aastat tagasi see oli? Ma saan kohe, millal see on, 1,5 nädala pärast 32. Aha, no et siis mõned aastad on juba möödas sellest kogemusest ka. Aga mis su lähedased siis arvasid sellest plaanist? Ei no, jällegi, see oli selle raamatu müügi ja sellega jälle see paralleel, et mis nad ikka arvata saab. Mul ei ole võib-olla, mul on ema ja mis ta siis ikka, mul ei ole nagu siukest suurt kontrolli olnud kunagi, et ma olen Indias ka kuulnud, et osad, et kes tahavad minna, nad ei saa, kuna pere paneb lihtsalt siukse nagu surve ja bloki peale, et mul selles suhtes ei ole seda kunagi olnud ja see on nagu üsna selge peres olnud, et meil on oma arvamused aga jällegi seal ei olnud isegi mingit sükest lahknevust, võib-olla mingid asjad on, et mina ei läheks, on ju, aga ma tahtsin minna ja siis ma läksin. Oli sul sel ajal sõpru, kolleege, veel mingid inimesi ümber? Ja sõpru, jah. Ootasid sa sellist võib-olla imestust või halvakspanu või et hulluks oled läinud või mis kõik mingid arvamusi? Ei, seda mitte. Ainuke asi oli see, et ma hakkasin seal jällegi, kui tagasi tulla selleni, et kunagi ei olnud siukse vaimsusega tegelenud, siis nüüd üks hetk tüüp hakkab mingid, on mingid praktikad, kus sa teed mingit häält, on ju. See on nagu see põhiline asi. Kuna sa võid kuskil mingit joogat ja venitada oma ette ja keegi ei saa sellest aru, aga siis kui sa hakkad juba häält tegema, sealt tulevad mingisugused naljad sõpradega ja siis seal on see aum chanting ja siis oled kuskil teises toas ja siis kuuled, kuidas nad lihtsalt teevad sind järgi või mingi lollitavad nagu. Aga see on nagu huumor. Sa ei kohanud sellist nagu halvakspanu või keegi ei olnud mures sinu pärast? Vaid sa said käia oma teed? No mul on üsna suva, kui keegi minu pärast mures või nagu keda, mul on vist, ma just olen mõelnud, mul on vist õnnistatud sellega, et mul on üsna suva, mis teised arvavad, see oli nagu siuke otsus, et ma teadsin, et ma lähen ja siis ma vaatan lihtsalt, kuidas ma kõik saan nagu võimalikult sujuvalt korraldada niimoodi ja siis ma üks hetk ütlesin, ja siis kui ma ütlen, et ma lähen, mis siis enam teha saab.
see plaan sinna minna oligi siis selleks 7 kuuks, et lähed, käid ära, tuled tagasi ja palju sa eeltööd tegid või uurisid, et mis sind üldse ma ei tee üldse eeltööd. Ma ei tee, see on natuke nõme ka, kui ma pärast veel reisisin ja siis ma tegin YouTube'is, tegin videosi ja tegelikult võiks rohkem teha, et natuke kurssi viia, aga ja üldse sellega, aga noh, ma ei tea, ma olen rohkem võib-olla siuke tunnetuslik ja mind see informatsioon võib-olla nii palju ei paelu, et kui ma lihtsalt tunnen, et ma tahan midagi teha või jah, siis ma lihtsalt lähen teen ja mul on tore seda kuulda, mul on väga sarnased selles osas. Just seetõttu mina ei tee pigem eeltööd, et mul ei ole vaja teiste inimeste kogemusi ja arvamusi, sest meil igalühel on ju oma. Aga infot on vahest jälle hea vaadata, just nagu sa ütled reisides, et umbes käid Peruus ära ja siis pärast saad teada, et tal on see Machu Picchu ka. Aga kui sa siis läksid sinna, läksid sa päriselt selle nagu valmidusega, et sa lähed all in sinna sisse või oli sul ikkagi mingid, ma ei tea, mingi piir, et vaat seda ma teen ja seda ma ei tee, et ma seal mingi põrandaid pesta ei taha või mis iganes seal võib olla, on ju. Mis tundega sa läksid? Oli see nagu siuke kerge? Ei no, see oligi siuke, et lähed kohale ja siis vaatad, ma mäletan, esimesed asjad olidki minna sealt auto pealt või tähendab lennuki pealt tuled maha ja siis lähed India liiklusesse, vaatad nagu šokk kohe, on ju. Olid sa enne käinud Indias? Ei olnud, ja enne seda üldse siukestes idamaades või kuskil ei olnud käinud, kus on nagu kultuur täiesti erinev. Aga jah, väga nagu mingit eeltööd ei olnud ja mulle pigem meeldibki siuke nagu pea ees sisse hüpata, et vaadata, et mis nagu saab. No ilmselgelt ma olin YouTube'is ja kõik mingeid klippe ja asju näinud, aga ma ei tea, ma ei oska seda paremini seletada, kui lihtsalt nagu mind ei huvita väga nagu see, et ma tahan, lihtsalt võib-olla ongi see, et lihtsalt mingisugune tunnetus on ja siis selle põhjal lähed ja siis lähed, et vaatad, mis nagu saab. Kogesid see hirmu ka või, et äkki see polegi mulle või et sa teed mingi, ma ei tea, vale otsuse või libik aeg ikkagi? Ei. Ainuke asi, mis seal juhtub, ongi, sa lähed nagu, ma olin lõpuks 9 kuud olin seal ja siis vahepeal ikka tuleb koduigatsus ja võib-olla mingid siuksed, et või võib-olla isegi mingi tülpimus, et sa oled kogu aeg sama nagu, kuna sa vabatahtlikuna teed seal tööd, on ju, siis hakkab igav ja selle pika aja peale on nagu loomulik ja paljudel noorematel just oli see sama asi, kes ei olnud nagu varem. Ma ütlen, et see raamatu müümiskogemus oli väga tegelikult toetav sellele, sest seal samamoodi sa lähed, seal on muidugi on nagu siuke grupp ka, aga iga päev sa oled üksi ja sa koputad selle ustele ja niimoodi 3-4 kuud järjest, on ju. Aga siis seal oli ka nagu sarnane, et see valmis, mida iganes sõna. Ja siis et see oli nagu ainuke asi võib-olla, et oli, aga see ongi, sa saad aru, et see on ju asi, mis tuleb ja läheb ja siis sul mingi hetk on jälle huvitavam ja mis seal ikka. Aga räägi siis elust seal, millised su päevad välja nägid, kas oligi nii, et 7 või 9 kuud olid kõik päevad täpselt ühesugused ja ärkad üks kell ja teed samu asju ja? Ei ole, seal on ikka päris, selle programmi raames on ka igasugused kuidas seda siis seletada, et see on nagu siuke 7-kuuline programm, seda saab ka pikendada, seal teha 11 kuud ja selle sees on siis siuksed väiksed, see on umbes nagu videomängu seletamine, et sul on mingid mini-questid ja need, seal on siuksed väiksemad programmid, mille sees sa siis ka kas teed vabatahtlikuna, ütleme niimoodi, sa lähed sinna, üldiselt sa saad ühe nagu selle oma departmenti või mis see sõna on, kus sa nagu vabatahtlikuna, kuhu sa panustad, on ju.
minu puhul oli see siis ja seda võib-olla liigutatakse, võib-olla sa oled mõned kuud kuskil ja siis mõned kuud kuskil mujal. Suure osa ajast ma olin seal toidusaalis, kus käib igapäevaselt üle 3000 inimese söömas. Ja seal siis töö oli põhimõtteliselt koordinaatorina ka ja noh, kõik, mida selles suhtes teha oli vaja, seal serveeritakse toitu nagu ämbrite seest ja siis sihukese lusika või kulbiga, on ju. Kõik istuvad reas ja siis vabatahtlikud käivad ja siis tõstavad neile ette, on ju. Kas see või nõude pesemine või siis noh, koordinaatorina, kui tulevad uued inimesed, siis õpetad neid ja noh, kõik siuksed asjad. Et see on nagu see põhivabatahtliku töö, mis sa seal teed. Noh, kõigil on erinevad, osad on seal kuskil aianduses või on ka igasugused erinevad digitaalsed initsiatiivid, videote tegemine, sotsiaalmeedia, kui sul seal valitakse ka selle järgi, et noh, mis su professioon siin nagu kodus on olnud, on ju, kus sa nagu kõige rohkem panustada saad. Et see on kõik nagu enne siis paika pandud, et kui sa kandideerid, siis see kõik käib läbi selle nagu ja. Ma neid telgitagusi niimoodi ei tea, aga seal mingid asjad tehakse koha peal ja mingid siis noh, enne ka ja siis võib-olla sa noh, mingil hetkel osutud kuskil on siin vaja, siis tõstetakse ümber ja noh, siuke üsna dünaamiline siuke struktuur on see. On see selline alistumise koht? Mulle tundub, et aga see on minu tunne ja vaata, inimesed on erinevad ka, et kui ma sind kuulan, mulle tundub, et sa läksidki sellise rahu ja vabadusega ja nii-öelda alistununa, et teen siis, mis seal ette tuleb, on ju, aga inimesed on erinevad, et oli seal, kes märkasid neid olukordi ka, kus ma ei tea, seal keegi taheti kuskile tõsta ja ta ei olnud valmis ja mis. Jaa, väga palju oli igasuguseid siukseid, et esimene asi, mis minu jaoks oligi seal ashramis oli nagu kõige suurem asi, mis ära lõhuti, oli see, et ma tulen siit Eestist, ma olen harjunud sellega, et nii kell 5 toimub see, siis noh, ütleme, et sa oled kuskil töö juures, kell 5 on meeting, siis ma ei tea, lõunapaus kell 1 või midagi sellist, on ju. Mis seal oli jah, võib-olla no meil tehti siuke orientatsiooniprogramm mitu päeva järjest ja seal on ka nagu mingi struktuur, aga siis see muutub, siis sul järsku öeldakse, et ei, see, mis oli kell 3, see on nüüd kell 5 või nagu mida iganes. Ja see oli nagu väga siuke frustreeriv alguses, et sa tuled nagu siuksest raamistikust ja siis see kõik lõhutakse ära ja siis sa oled mingi, aga see pidi kell 5 olema. Mis on nagu nüüd, nagu tagantjärgi mõelda, see on nagu siuke jabur ja võib-olla see on nagu minu spetsiifiline, et üks asi on ka see, et igal ühel on seal oma kogemus. Nagu noh, see, mis pagasiga sa nagu tuled, et selle vastavalt sellele noh, see nagu hakkab tööle ka. Ja jah, minu jaoks oli see struktuuri asi, et ma nägin ka seal, kus olid teised vabatahtlikud, kes tuleb meelde siuke lugu, et seal oligi selles orientatsioonis ja toolid on pandud niimoodi ritta ja siis ta ütles mulle, et kuule, et siin toolid ei ole nagu ideaalselt reas, et kuule istu sinna. Noh, ta oli ka nagu tavaline mingisugune vabatahtlik. Ja mul oli tol hetkel oli palavik ka seal ja siis ma ei liikunud sealt. Ja siis ma nägin, et ta oli nagu väga morjendunud sellest, et tundus ka samasugune nagu struktuuri asi, et sa oled harjunud, et kõik on nagu kuidagi reas ja nüüd on nagu kaos. Ja eriti veel India, noh, see kõik on nagu kaos täielik, aga kõik nagu töötab ja sellest on nagu võimatu aru saada. Ja ma teda rohkem ei näinud enam. Ja tegelikult seal oli palju teisi siukseid, kes noh, võib-olla olidki noored ja ka, et tekkis koduigatsus või midagi ja nad ei pidanud vastu. Mis on naljakas on see, et sellest nagu enne seda programmi väga
põhjalikult räägiti ja prooviti kindlaks teha, et kas sa saad aru, et sul hakkab seal raske olema või et selle programmi mõte on nagu sa läheksidki mingisse munga kloostrisse või midagi, et sa lähed nagu endast midagi ära andma ja sa ei lähe sinna mugavust otsima. Seda nagu raiuti päris selgelt. Aga jah, sellest võib-olla paljud ei saanud enne aru, kui see kohale jõudis. Kuidas sul nende struktuuridega peale seda on läinud? Sa ütled, et sa täna oled ettevõtja, ma saan aru. Aga kas sa peale seda kogemust käisid palgatööl ka ja kuidas siis see suhe oli? Said sa aru, mis sa teisiti just see struktuuri pool, et peab olema täpselt kõik õigel ajal ja... Ei, no ma arvan, et see kõige olulisem asi ongi, et aru saada, et kus positsioonil ja minu jaoks kõige olulisem on see, et see nagu töötaks. Ja ma siiamaani näen ka, kus inimesed proovivad võib-olla mingeid lahendusi, mis sa näed, et need ei tööta päris hästi, aga ja enda puhul ka, eks see on siuke pidev kohanemine. Aga... Muutusid sa kohanemisvõimelisemaks seal? Jaa, kindlasti. Olid juba enne, eks ju. Aga tagasi Ashramisse siis, minul on üsna selline romantiline pilt sellest, väga kultusfilm on ja Sööpalvet armasta. Ma ei tea, kas sina tead, ma olen kuulnud sellest, see oli vist Bali kohta või? Seal on Bali ka, aga seal see tegelane elab ka minu meelest, see on India, kus ta elab siis ka Ashramis. Kes oli Julia Roberts? Jah, läheb lihtsalt ukse sisse ja pakub ennast ja kõik on hästi selline romantiline, teeb ka seal, küürib põrandaid ja aga see, et hommikul peab vara ärkama ja mis nad seal söövad ja et mis sul veel sellised nagu eredamad võib-olla või sellest kogemusest meeles on, mida sa tahaks jagada, et kuidas see elu seal oli? Kandsid sa neid mungariideid või oma riietega või? No seal on nagu dress code on küll, et sa ja see on siuke huvitav asi, mis mul alles ka pähe tuli, mis räägiti Krishna kontekstis, et Krishna oli hästi siuke nagu elav tegelane on ju ja samamoodi, et nagu me enne rääkisime sellest nimest, et see ei ole mitte ainult sulle, vaid see on ka teistele. Ja samamoodi riietusega, et sa ei kanna riideid selle jaoks võib-olla, et ainult, et sul endal oleks hea, vaid ka selleks, et sa teed teiste jaoks ennast presenteeritavaks ja niimoodi, et kui teised vaatavad sind, et neil tekiks nagu hea emotsioon ja nagu meeldiv siuke aisting, et seal samamoodi eelistatud on, et sa ikkagi kannad ka siukest ashrami ja siukest kohalikku India teatud siuksed püksid ja särgid, et mida nagu kanda. Aga mingid asjad, mis meelde tulevad et esimene kogemus, kui ma sinna läksin, siis ma läksin kohe ühte programmi ja seal see söögikogemus, hästi hea toit on, nagu väga hea, sellest on video ka, kus on Gordon Ramsay on ka seal ashramis käinud ja ütles ka, et kui sa tahad taimetoitu, mis viib keele alla põhimõtteliselt, siis ashram on see õige koht ja eriti see ashram. Väga rikkalik menüü ja tõesti ülihead toidud ja siis see esimene kogemus oligi, et kuidas seal kätega süüa ja kuidas seal üldse serveeriti ja kõik sellised asjad, mis vajavad alguses on uued, vajavad võib-olla kohanemist, et mis see etikett on ja kuidas seal nagu olla, et jah. Tuleb sul meelde ka mõni võib-olla seik, kus sa nii-öelda eksisid millegi vastu, etiketi vastu või astusid kuidagi ämbrisse, pärast said aru, et ups. Ma ei tea, mingid siukest, ma üldiselt kohanen üsna kiiresti, et sa lähed vaatad, kuidas seal
enam-vähem käib ja üldiselt on ju niimoodi, et kui sa ise oled siuke nagu positiivne, see on nagu kõige olulisem inimestele, et pidid sa poole öö ajal üles tõusma ja kui palju oli seal seda, kas on see palvetamine, mediteerimine, nagu see pool? Jah, no ongi äratus, ma räägin siis natuke, et kuidas seal see elu on, seal on eriti selle programmi raames ja ka mujal tegelikult on siis mehed ja naised on eraldi, et tüüpidele on siis üks maja ja siis naistele, tüdrukutele teine ja seal ongi siis on sellised ruumid, üks ruum, 8 sükest voodit, need ei ole ka päris voodid, seal on nagu põhimõtteliselt vineeriplank on ju, siis sul on seal mingisugune kapp ja siis seal sa nagu oled, siis seal on duširuumid ja nagu üldiselt on üsna siuke see väga ei saa millegi üle kurta. Ta on elamiskõlblik, nagu askeetik suhteliselt nagu luksust ei ole, eks, aga samas kõik on olemas ja ta ei ole kuidagi nagu, ma ei tea, räpane või et see oleks ebameeldiv olla. Jah, vahel ükskord ärkasin, hommikul oli skorpion oli duširuumis, normaalne. Normaalne. Aga jah, ja siis ja siis see päev algab esimene muusika hakkab käima vist, ma ei mäletagi, 4:30 vist hommikul, et põhimõtteliselt 5:30 on, meil on seal see hoone ja siis seal all 5:30 on siis see guru puja või siis puja on siis selline ka, ma ei oska isegi seletada seda, et see siuke rituaal, ma ei tea, kas see on õige öelda, aga siuke tehnika, ütleme siis, kus sa kasutad ka oma häält ja muid tegevusi. No põhimõtteliselt sa teed siukse nagu andami, siis mitte siis ainult nagu sel puhul saad gurule, vaid see on ka üles ehitatud, et kõigile eelnevatele gurudele, et siuke nagu tänuavaldus. Ja see on siis, on see 5:30, sellega algab ja siis on, sul on siis, meil oli ka kohustuslik, olid need jooga asanad, ehk siis hatha jooga, see, kus sa kasutad keha erinevate nende asanate või mis on siis asendite jaoks on ju. Ja sa ütlesid juba ära sõna kohustuslik ja kui sa seal programmis oled ja seal oled valinud elada, siis niimoodi ei ole, et vaatad, et täna ei viitsi tõusta ja täna sinna ei lähe, vaid siis sa teed seda iga päev. Siis tuleb, see nali on see, et siis tuleb bambuskepiga see tüüp sisse, aga no tänapäeval ei saa enam. Mina kusjuures ma ise oleks isegi bambuskepi poolt, aga tänapäeval jah, ei saa. Ei tohi enam. Ei tohi jah. Ja siis tullakse jah äratama, et see on jällegi, et see programm ise on selline, et sul on algusest peale on väga selgeks tehtud, et sa lähed sinna distsipliin, see on nagu sõjavägi mingis mõttes, et sa lähed sinna distsipliini õppima, sa ei lähe nagu sinna enda mingeid nõudmisi adresseerima, et mina tahan ja eks seda on ka ja selle tõttu seda on ka räägitud, et aina vähem nagu inimesed muutuvadki nõrgemaks ja ka ongi sõjavägi ja muud sellised asjad, et see sotsiaalne see reeglistik on nagu nii peale surutud nüüd, et see, mida sa said kunagi teha, enam ei saa lihtsalt teha, et on nagu siuksed bambuskepiga bambuskepi ei saa käisid seal ära selle rituaalil ja jooga asanaid tegid ja siis tuleb hommikune suts vabatahtlikku tööd enamasti, see oleneb kõik sellest vastavalt sellele, kus sa nagu panustad, kus sa oled. Ja mina olin seal siis selles söögisaalis, meil algas minu teada 8 või 8:30, et
et noh, sa oledki sealt 4:30, sealt oled üleval, oled oma need praktikad teinud, siis paned veel riidesse ja siis lähed vabatahtlikku tööd tegema. Ja siis kella 10 algab kolm nagu vahetust toidukorda, kuna eelnevalt mainisin ka, et seal on 3000 inimest käib igapäevaselt söömas, kõik ei mahu sinna ära. Siis on 3 vahetust, kus jah, ühed käivad söömas, siis vahetub ja nii edasi. Ja siis saad seda ülihead toitu seal ja siis tuleb veel vabatahtlikku tööd, siis seal vahepeal on mingisugune paus näiteks, siis teed ka, võib-olla on mingisugused praktikad ja meditatsioon või midagi, mida sa saad teha ja siis noh, õhtuni välja, kell 7 on veel üks söögikord samamoodi. Ja siis pärast seda, noh, meie see söögisaali vabatahtliku töö, selle kohta öeldakse, et see on nagu füüsiliselt kõige intensiivsem. Sest see ongi, sa pead seal hommikul enne seda toidukorra ja seal on nii palju teha. No seal ongi, see on nagu köögitööd, see on nagu igal pool, on ju. Nõud pesta, toitu kanda, kõik mingit organiseerida ja teha. Et jah. Ja siis ongi õhtuni välja, vahel seal 9 ja siis lähed magama lihtsalt. See on juba nii läbi ka sellest päevast, et siis on aeg magama minna. Miks see varajane tõusmine oluline on? Kas see on nendel kuidagi koos nagu loodusega, et päike tõuseb siis? Yeah. Ongi? Ei no seal on jah mingisugused need planetaarsed ja noh, on vist see õige sõna, aga ütleb jah, loodusseaduse või need suhted ja noh, see muidugi oleneb, kus sa seal ekvaatoril oled, et see on selle 11 kraadi peal on see ashram seal, ta on üsna lähedal. Aga minu enda kogemusel on jah, on siuke, need annab see, et kui sa teed ikka hommikul, ärkad vara, ütleme siis niimoodi, et need praktikad ja seal ongi jooga ja need meditatsioonid ja seda kõik kokku nimetatakse saadanaks. Ehk siis see on siis siuke nagu sinu tegevus sellel vaimsel, noh, mis sa saad nagu panustada, et mingid tegevused, see on nagu saadana. Ja kui sa seda, minu kogemus on see, et kui ma seda nagu hommikul teen, noh, see on nagu omaette juba siuke saadana, et sa pühendadki sellele, et sa ärkad varakult üles, teed selle ära ja siis on, sa saad oma muid tegevusi teha. Ja see kuidagi jah, mõjub nagu selles suhtes minu kogemusel ka ergastavalt. Palju sa sellest kaasa võtsid? Mismoodi sa täna elad? Palju sul sellest on järgi? Kas ärkad ka 4:30? Teed hommikuti praktikaid? No ma täna ärkasin enne 6, aga vahepeal hiljem, vahepeal võib-olla isegi varem, üsna kaootiline on see, aga põhiasi, mis ma võib-olla kaasa võtsin, et ongi seal need erinevad praktikad, mis selle programmi raames, mis me õppisime. Ja noh, seal ongi väga palju neid erinevaid praktikaid ja nüüd ma igapäevaselt teen siin Eestis ka 3 tundi kuskil niimoodi. No see on keskmiselt jah, vahel 2,5 midagi sükest, vahel võib-olla palju rohkem isegi, võib-olla nädalavahetusel. Et see on lihtsalt kuidagi kujunenud, ja need, ma ei tea, need praktikad on siuksed hästi nagu mõnusad või siuksed mis need õiged sõnad on, energiseeriv, et ühesõnaga, ma oleks küsinud, aga vist ei ole mõtet, et kui palju see täna nõuab sinult sellist distsipliini, et sa ei jäta tegemata. Ma kuulen, et sa nagu naudid seda, see on su elu osa, siis ei olegi seda kohta, et sa jätad selle tegemata. Või? Ma ei tea jah, mul on siuke distsipliin on hästi nagu tugev olnud ja selles suhtes, et eriti nende praktikatega kuidagi, et ma, noh, see on nagu siuke asi, et mis peab saama tehtud. Ja siis ma teengi. Iga, noh, päev, vahel, no ma iga päev teen
absoluutselt midagi, aga kui on mingi haigus, ma ei tea, mingi palavik või midagi, kus ei suud, siis teed võib-olla äärmisel juhul tunni või midagi sellist. Mis annab see igapäevane praktikate tegemine? Mis siis juhtuks, kui sa nüüd ühel hetkel ei teeks neid enam? Energia, power. Energia. Minu jaoks, jah. Mis siis juhtub, kui sellega on see isegi selle ashramis üks kõige fundamentaalsem süke praktika, mida saab ka, mis oli see esimene programm, seda saab ka online'is teha, see on Inner Engineering on selle nimi, sealt õpid sükse päris võimsa kriia, Shambhavi Mahamudra ja sellega ma isegi ashramis katsetasin, kuna seal oli nii palju neid erinevaid praktikaid tuli, et sa teedki tippajal kuskil 6 tundi päevas neid ja siis veel seda vabatahtlikku tööd ja kõike muud, siis ma vahepeal jätsin selle kuskil, ma ei mäleta mitmeks nädalaks, aga ma jätsin ära. Ja nagu see kontrast tekib siis, kui sa oledki seda mitu kuud või ma ei tea, aasta 2 varem teinud ja siis sa järsku jätad ära ja siis sa hakkad jälgima, et okei, et ma kuidagi ärritun tihemini, kuidagi ei ole nagu sükke miljöö või nagu sükke olemus on kuidagi nagu häiritud, midagi on nagu teistmoodi ja siis tood selle praktika tagasi siis kõik jälle. Et ta on nagu mingis mõttes, jah, ta on nagu süke, et see on nii suur süke kontrast, kui sa teed seda ja siis ongi, et sa mingis mõttes, sul ongi vaja nagu seda teha. Igaüks ei pea seda tegema 3 tundi või umbes niimoodi, et millegi pärast nagu mina teen. Ega ma ise ka täpselt ei tea. Aga jah, mingid süüksed praktikad ja mida see annab nagu väga palju juurde. Mis su keha osas on muutunud? Paned sa seda tähele? Noorena võib-olla väga ei panegi. Keha on ju kogu aeg terve ja liikuv ja painduv ja mis kõik on ja et on need praktikad andnud sulle ka kehaliselt mingi muutuse? Jaa, näiteks Surya Kriya, see ongi nüüd üks programm, mis me siin alustuseks rääkisime, mis tuleb 28 veebruar kuni 1. märts tuleb Eestisse esmakordselt nagu ametlikult läbi selle Isha organisatsiooni ja seal õpetatakse selline praktika, mis on väga võimas, ongi nii kehaliselt, kuidas see hoolitseb su keha eest, kui ka süke vaimne mentaalne stabiilsus. Et selle kohta on, kui YouTube'ist otsida Surya Kriya, siis tulevad päris väga head videod, kus saad guru ise ka seletab seda ja see on välja reklaamitud niimoodi, et ongi üsna lihtne praktika. Seal on, ma võib-olla natuke pärast seletan, et hästi süksed täpsed detailid, aga see on ka niimoodi välja reklaamitud, et see annabki sulle sükse ülima stabiilsuse lihtsalt. Ja näiteks see praktika on minu jaoks olnud selline, et see teeb täpselt seda, kuidas ta on välja reklaamitud. Et tekitabki sükse kõikumatuse ja see on palju, kuna see on nagu süke füüsiline, see on see hatha jooga, kus sa kasutad keha siis selle jooga tegemiseks, on ju. Osad jooga, need on nagu kriiad, kus sa võib-olla lihtsalt istud ja nagu sükest nagu painutamist ja seda ei tee. Aga seal teed ja ka sellega ma olen nagu seda katsetust teinud, et kui vahepeal ei tee mingitel põhjustel ja siis tunnedki, et keha ei liigu enam niimoodi ja ei ole nagu nii mugav olla ja võib-olla tekib väike süke seljakangestumine ja siis saad jälle aru,
et okei, et see on, aeg on see tagasi tuua ja siis on jälle nagu no see on ilmselt ka sinu noore välimuse taga, et kui selle päriselt otsa vaadata, siis ei ole nagu no seda ma olen terve elu saanud jah, et pakud on, et 22 või 32 ega seal võib-olla ma käitun lihtsalt niimoodi, ma ei tea. Ühesõnaga seda rahu on küll tunda sinus või kuidagi see energia on selline, et see ilmselt ei lähe nagu endast välja väga või kuidas see igapäevaelu sind kohtleb, kas sellised keeravad sulle tänaval üldse autod ette ja satuvad sellised vingusnäoga inimesed või ma olen tähele pannud, et kui ma ise muutun, siis nagu polegi enam. Kus sinu kogemus on? Ei, ongi, ma täna ka nagu väga palju on seda, kui ma käin üsna vähe, käin kodust väljas, aga nii palju kui käid, siis ma olen seda nii palju mõelnud, et see on nagu siuke üsna siuke, ongi, mis on nagu siuke õnnelik tunne, et lähedki välja ja sul tuleb võhivõõras otsa ja siis on silmside ja siis ta vaatab sulle lihtsalt otsa ja naeratab ka. Noh, ma ei tea, et noh, ju siis ma ei tea, mul oli ka siuke positiivne nagu oli peas. Täna hommikul oli, kui ma tulin siia, see oli inimene, keda ma ei ole enda teada varem kunagi näinud ja siis vaatab sügavale silme ja nagu ja seda on väga palju. Või noh, et see ongi nagu siuke no see koht, et väline maailm on sisemise peegeldus ja nutame naeraga nii on, et see väline maailm siis muutub tundub nii või muutub päriselt. See on iga ühe enda otsustada. Minu jaoks näiteks enam ei ole sellist asja, et keegi laseks mul liikluses signaali. Minu arust keegi ei lase kunagi. Ei, no mul ikka lase, kui ma võib-olla sõidan lihtsalt, vaata, ma seal Indias ja seal Kagu-Aasias sõitsin ka ja siis ma võtsin need reeglid võib-olla nagu siia kaasa ja siis kui vahepeal ikka siis ma ei mõeldki otseselt seda, et mulle keegi laseks, aga nagu üldse ei ole seda. Ja siis kui vahest arv on, siis kui seda ka veel tehakse. Ja ma olen seda ka mõelnud, et nagu mõnes mõttes on veits on nagu ongi elu on nagu see, vahel mõtled nagu väga nagu igavaks, sest minu ümber ma olengi mõelnud, et mingid sõbrad räägivad, et kuskil oli, nad läksid, oli mingi hull kähmlus ja või midagi ja nagu minu ümber ei toimu seda väga palju, kui ma võib-olla kui ma ise seda teadlikult ei loo. Et vahepeal hakkabki nagu nii igav, et jah, aga ja see on ka selline asi, et kui nagu natuke tundlikumaks muutud ja siis kuskil poes lähed, kuskil laps nutab ja ma ei taha nagu üldse selles vormis rääkida, et lähedki umbes sisse väga nagu siukse mõjuvõimsana, aga nagu paratamatult on, kui ma ka teen 3 tundi praktikaid ja siis sul tekib nagu siuke, ma ei tea, mis see õige sõna isegi on, nagu siuke aura või siis sa tunned, et kui sa poes lähed, mingi laps nutab kuskil, lähed nagu juurde, siis ta rahuneb maha ja nagu siuksed asjad juhtuvad, et tegelikult jah, seda on Sadhguru ka rääkinud, et see on ka tema siuke eesmärk, et ta tahabki, et oleks siuksed elavad templid, kes käivad nagu maailmas ringi. Need ütleb ka, et undercover joogid, kes näevad välja võib-olla nagu mina, kes ei arvaks elu sees, et mingisuguseid praktikaid teeb. Aga see ongi tema ka siuke eesmärk, mis ta on öelnud, et siukseid inimesi oleks võimalikult palju, kes käiks nagu keegi ei arvaks neist midagi, aga nad nagu annavad oma panuse. Seda välja, mis sinus endas on ja ilma, et sa peaks pingutama või hommikul mõtled, nüüd lähen kiirgan ära. Aga miks Sadhguru? Kust tema sulle silma jäi ja miks just tema? Ma küsisin seda sama küsimust Stenni käest ka eelmises saates. Ei no see põhiline vastus on see, et ma ei tunne, et mina oleks mingisugust valikut teinud või midagi, et see ongi, see niimoodi juhtus aga võib-olla kui ma nagu proovin seda kontseptualiseerida või lahti mõtestada, siis ma olen alati, mind on tõmmanud väga siuksed võib-olla võimsad inimesed ja
ja mind häirib nagu üldiselt see, et kui keegi võib-olla ongi, et räägib midagi ja sa vaatad peale ja sa näed, et sealt on nagu midagi puudu, et see jutt ja see ei lähe nagu, ei kattu. Ja ma proovin ise ka võimalikult palju niimoodi rääkida, et ei oleks, vähemalt ei tekiks nagu sükest muljet, et ma ütleks midagi või ütleme, siis räägiks. Ma proovin nagu mitte rääkida asjadest, milles ma ise aru ei saa või ei ole nagu endal kogemust. See ongi see, mulle tundub. Et siis, kui sa lubad endal olla autentselt mina ise või me kõik, siis ei tulegi siit midagi, mis ei ole meie. Ja Sadhgurul see põhiasi ja mis ma kuulsin, et on ka päris paljusid teisi kõnetanud, ongi see, et ta ei, ka võib-olla, mis läheb selle kultuse või mis see sõna oli see? Vist ongi, mis ma ütlesin, ma ei mäleta enam. Sektiga, et sul nagu, et proovitakse midagi peale suruda, siis temaga ei olnud, ainuke asi, mis ta on öelnud, et ma võin rääkida, palun ärge uskuge mind või see ei ole see asi, et kas sa usud või mitte, aga lihtsalt proovi, vaata, kas see sinu jaoks töötab ja kui töötab, siis hästi, kui ei tööta, siis on ka hästi. On sul olnud võimalus temaga kohtuda nagu päris elus ka? Ja. Kas seal samas Indias? Oli ta seal, kui ta veedab aega oma ashramis või ashramitest, sest ta ju, kui vaatad, minule ka hästi meeldib ta lugusid kuulata, siis kui vaadata ta YouTube'i, siis ta ju seikleb ringi kogu aeg. Et palju ta seal koha peal oli ja kui sa kohtusid temaga, siis kuidas see oli? Paljud minu jaoks ei ole see üldse nagu oluline, et ma teda kui inimest näeks. Ja ma ei taha nagu sükest väga mingit sükest vuuvu juttu või ajada, aga ta ei ole nagu minu jaoks keegi, kes peab olema kuskil inimesena olemas või mul ei ole see üldse oluline, kas ma teda näen või ei näe või see on nagu minu isiklik see. Aga ta kui ta selle ashramis on, siis tal on natuke süke nagu rockstari süke see, et inimesed saavad enne kuskilt teada juba, et ta hakkab liikuma kuskilt kuhugi ja siis seal ongi, siis pannakse need teed kinni, et ta saaks nagu liikuda, siis ta tihti läheb oma mootorrattaga või mingi autoga, et ta saaks nagu kiiresti ühest kohast teise ja siis inimesed kogunevad sinna ümber ja ma lihtsalt mõtlen, et see võib nagu väga frustreeriv olla, et sa nagu tahaksid, see ongi süke rockstari või süke, aga jällegi ma saan nagu täiesti aru sellest, et kui sa tahadki suurel skaalal midagi ära teha ja muuta, siis süksed asjad tulevad kaasa sellega. Kui sa tahad mingit suurt filmi teha, mida võimalikult paljud inimesed näevad, siis nad armuvad sinusse ära ja siis tulevad sellega mingid muud asjad kaasa, mida sa võib-olla ei taha. Tema on ju hästi nähtaval ja ta on ju tõesti ka sotsiaalmeedia ja sellised, paljud ma arvan ei ole need gurud ja õpetajad, et istuvadki seal oma ashramis. Aga kas sa ütlesid, et sul ei ole oluline, et inimesena, kas ta on su lähedal või ei ole, aga kui ta on olnud, siis kui lähedal ja kas sa oled saanud tajuda tema kui inimese seda energiat, seda välja, mis temast siis välja kiirgab? Kõige nagu ongi, ta liigub seal ise ringi ka, aga üks programm on siis see, mis on vist kõige süke avalikult pakutavatest programmidest kõige süke edasi jõudnum või mida iganes, mis see on nagu süke programm, et sa teed mõned programmid ära ja siis programm ise on 8 päeva vaikuses, kus sa ongi meditatsioon ja mida iganes me seal tegime, mis sa ei taha nagu teiste jaoks seda ära spoilida.
ja seal seda ta teeb, noh, ta on rääkinud, et ta tahaks ka selle ära delegeerida, aga veel ei ole võimekust, et teised seda suudaksid läbi viia niimoodi. Ehk siis ta viib ise läbi selle läbi, jah, ja ta on ise, ta ei ole kogu aeg seal, aga ta tuleb vahepeal ja see siis, noh, selle kohalolu koha pealt, kuna sa seal silmad kinni mediteerid, on ju, ja see on nagu sihuke, et noh, siis mediteerid, tunned, et selg on või kuskil on mingi ebamugavus või midagi, siis järsku tunned nagu, et no sa oled silmad kinni lihtsalt, siis järsku tunned, et nagu enam ei ole midagi, nagu ülimugav on olla, siis teed silmad lahti, siis vaatad, et on seal. Et nagu, noh, see on võib-olla sihuke kõige konkreetsem vastus sellele. On see miski, mida sa soovid, et sinul ka oleks või mis on see, miks sa seda teed käid ainult iseenda jaoks? Ilmselt mitte, sa oled juba rääkinud sellest, et sa pigem oled ka see, ma ei mäleta, mis sõna sa kasutasid, aga majakas, kes on siis inimeste keskel. Mis sind sellel teel hoiab? Ma ei tea, mis mind... Kas sa tahad kuruks saada? Ei taha, absoluutselt mitte. Ma ei oska öelda, ma lihtsalt, noh, ongi, ma teen, mis teha saab ja selles suhtes ma pigem võib-olla ise, kui ma isiklikult tahaks, siis ma tahakski võib-olla oma ettevõtluse ja asjaga kuhugi jõuda või teha nagu siukseid mingeid ja nagu ma ütlesin, et mul ei ole ainuke asi, mis mul oli see, et ma väiksest peale ma mäletan mingid siukest kuskil 5-aastasena olime Balti jaamas ja siis mul on sellest vaatad nagu taevast ja no neid on veel olnud, aga vaatad taevast ja siis mõtled, et nagu mis selle kogu asja point on nagu, et nagu siuke noh, mõte on kogu aeg olnud ja see on nagu siuke läbikäiv temaatika ja noh, siis läksin füüsikat õppima ja vaatad, et sealt seda ei tule ja sealt nagu see ei aruta midagi lahti ja nii edasi. Ja siis kuidagi noh, nagu ma ütlesin, et ma ise nagu teadlikult ei valinud ja ma ei tahaks nagu, mind tegelikult pigem häirib siuke nagu vaimne imago või siuke asi, et ma nagu üldse ei taha seda. Aga nii on kuidagi läinud ja siis jah. Kuidas sa ennast tajud, kas inimesena või osana tervikust või sul ongi see koht juba, kus sa oled nagu kõik on üks, et siis siit ma saan edasi küsida. Minu, ma ei inimesena või kuidas praegu on, ega eluetappides ju see võibki olla erinev ja me ka kasvame läbi erinevate etappide ja lihtsalt tea, et siin ei ole mingit vastust, mida ma ootan või miski on õige või vale, vaid lihtsalt kuidas sul on? Ma arvan, noh, kui neid praktikaid ja need praktikad on üles ehitatud niimoodi, et see piir, noh, mis sa varem võib-olla mõtledki, et noh, mina olen nagu see füüsiline inimene ja see võib-olla nagu, ma ei tea, mis see õige sõna isegi on, et kas on õige öelda ähmastub või lahkneb või no ühesõnaga, et näiteks meil on ka just me teeme ka siukseid tasuta workshop'e Tao keskuses siin Tallinnas ja seal on siuke algajate meditatsioonid, ja seal on ka noh, need sadguru praktikad, mis on nagu algajatele, mis on hästi lihtsad ja üks praktikatest on ka see, et mis lihtsalt koos hingamisega sa korrutad, et ma ei ole see keha, ma ei ole see mõistus, on ju. Noh, seda saab igaüks teha Sadhguru äpist või on ka siuke Miracle of Mind'i äpp. Ja
ja see võib-olla ongi nagu kogemuslikult nagu need on ühest küljest mulle isegi ei meeldi nagu väga või no ma ei nagu see on nagu siuke mõnes mõttes äge challenge, aga ma ei tunne ennast mugavalt üldse nagu siukseid asju sellistel asjadel rääkimast, aga jah, et siuke nagu piir võib-olla ähmastub, et on üsna nagu selge samas, et ma ei ole see keha ja ma ei ole see mõistus ja siis ei saagi nagu sellele endale mingit sükest definitsiooni. Ja seda ei olegi ju kuidagi vaja. Mis ma tahtsin edasi küsida on see, et on see valgustumine, kuhu sa tahad välja jõuda või mismoodi sa praegu mõtestad siin täpselt selles kohas, kus sa oled nii vana või noor, kui sa oled, et miks sa sündisid, miks sa oled siin? See on siuke naljakas asi, mis ma mõtlesin ka, et üks siuke ajend, miks sinna ashramisse minna oli ka siuke plaan, et nüüd lähen ja siis saan valgustunuks, vaata. Aga nüüd ma nagu mõtlen, et see mõte tekkis pigem mingisugusest sellisest tasandist, et sul on siuke sügav sisemine rahulolematus ja siis sa proovid seda kompenseerida millegagi ja et ma lähen sinna, ma saan valgustunuks ja siis on nagu kõik hästi. Aga see võib-olla reaalsus on pigem lähemal rohkem sellele, et kui sa oledki siin praegu ja kõik on hästi, siis sa isegi sul ei tule nagu mõttesse, et mul oleks nüüd midagi veel ekstra vaja või mingit valgustumist või jah, et ehk siis kõik, mis meil on see siin hetk praegu ja siin, see on ju see, mis meil praegu on. Yeah. Ja siis sealt, kuidas elu tundub sinu jaoks täna? Kas elu hoiab sind või on see ikkagi väljakutseid täis? Ja kogu aeg ainult väljakutsed ongi. Ja mis on täna see, kuidas sa ennast väljakutsetest läbi viid? Okei, sul on sinu praktikat, kas midagi veel? Võib-olla on sul midagi, mis sa oskad öelda kuulajale, vaatajale, kellel ei ole veel oma praktikaid? Võta oma praktikat. Ühesõnaga siia vahele saan öelda sulle tiiseri, et ma mäletan eelmisest episoodist, et 14. veebruar oli see tasuta praktikapäev, taos on ja kuhu sõbrapäev, valentinipäev. Et meie saade peaks tulema vahetult enne seda välja, et kui sa nüüd sellest rongist nii-öelda maha jäid, siis ei ole hullu, neid tuleb ilmselt veel, aga et mine siis saad nõusutada nii-öelda, et millest siin Olli räägib ja kas see sulle ja sinuga sobib ja mis veel? Kas oled sa kasutanud selliseid nagu need kõige baasasjad, ma ei tea, maga korralikult ja hinga sügavalt ja sellised asjad ka, mis toetavad? Hinga sügavalt, maga korralikult. Mis veel võib olla, ma ei tea, söö. No ma pean magama, mul on mul endal on lihtsalt see, et liiga vähe magad. Seal Indias oli ka, et ma jään kuidagi haigeks, et kogu see jooga ei ole seda tervist nagu täiesti süükseks ära stabiliseerinud ja tegelikult ma ei tea, kas see on õige niimoodi rääkida, aga reaalsus on ka mingis mõttes see, et kui väga palju süükseid igasuguseid praktikaid, võib-olla see on selles suhtes, see võib päris hea olla, et paljud inimesed, kes ongi süüksed väga ambitsioonikad, mis juhtub on see, et sa tõstad enda energia hästi-hästi kõrgeks, aga keha ei tule sellega kaasa ja siis hakkavad igasugused asjad juhtuma, et see on ka minu enda kogemus, et paljud, kes ütlevad, et Ajurveedas räägitakse näiteks jämesool esimene asi, mis võib-olla hakkab blokeerima ja siis tekib kõhukinnisus ja seal räägitakse ka, et kui sa lähed selle Ajurveeda doktori juurde, siis on ta esimene asi, mis ta kontrollib ja vaatab, et sul oleks nagu see ja kuidas su see väljakäik on, et see peaks korras olema.
ja noh, igal inimesel erinevalt, aga praeguseks mul on nagu, noh, mul on ka samamoodi on erinevad mingid seedimise jamad olnud. Praeguseks on see üsna nagu siuke korras, aga lihtsalt see point võib-olla on jah see, et siuksed asjad, miks need on hea siukses toetavas keskkonnas nagu ashram teha või siis ma ei tea, kas seda nagu on hea, aga nagu guruga koos, et see võib-olla on siuke võõras kontsept inimestele, et guru, aga ta on ju seal ja ma olen siin ja kuidas see siis töötab, aga noh, see töötab, on ju. Ja tema saab sinu heaks ka palju asju ära teha. Noh, see ongi tema siis siuke eesmärk, et ta teab mingeid asju, mida sina võib-olla, millest sa ei ole teadlik ja kuhu sa ei ole küündinud. Ja siis et kui nüüd võtta, see on sellepärast, et miks siukest kriia joogat ja siukseid väga potentseid praktikaid ei õpetada läbi raamatute või et umbes, et saame kuskil siin Bliss-keskuses kokku ja nüüd teeme kundaliini joogat või noh, seda tehakse ka, aga see on nagu, et see on nagu eriti siuke ohtlik, et kui sa nüüd tõstadki nagu energia ja sul ei ole nagu siukest järelvalvet ja siukest nagu keskkonda, kus on keegi, kes päriselt nagu mõistab, no see päriselt, ma mõtlen nagu päriselt, et see nagu inimkeha on ka ju väga-väga kompleksne süsteem ja noh, kui seal ka midagi läheb ebastabiilseks, siis võib noh, neid on ju psühholoogiliselt ka teada, et kes on hulluks läinud ja siuksed asjad, et jah, mingisugused siuksed takistused ja asjad võivad nagu teele tulla, aga jah. Kas me saame jõuda sinnamaani, et keha on hääljuhitav? Et ma lihtsalt ütlen midagi oma kehale, oma rakkudele korraldusena ja see toimib. Ma ei tea. No näiteks tervenemine, näiteks, ma ei tea, kehakaal on ja võtan alla, võtan juurde. Hääl juhitav. Mida see eeldab, et nagu ise ei peaks väga midagi tegema? See käib ilmselt niipidi, et keha siis hakkab sind juhtima selles suunas, kuhu sa tegelikult nagu oled öelnud, et nii nüüd lähme sinna. Aga kui sul ei ole selle kokkupuud, siis ei ole, aga mõtlesin, et kas see on ka tulnud sul ma olen üsna, ma olen mitme inimesega võib-olla mul ei ole nagu, ma ei taha öelda, et mul ei ole siukest nagu kehatunnet, ma ei ole seda kunagi nagu üldse prioriteediks seadnud ja see on mulle mingis mõttes see on päris palju kätte maksnud. Kõik need seedimise ja noorena, noh, nagu ma ütlesin, ma ei tahtnud siukest mingit vaimsusega tegemist ja ma sõin tihti nagu väga suuri koguseid ja tunned, et kõht on täis ja sööd asju, mis ei ole sulle head ja nii edasi ja noh, see mõjub ka nagu siukse nõiaringina, et sul ei ole nagu võib-olla siukest head nagu keha siukest tunnetust ja siis omakorda võib-olla mingid asjad nagu tuimestavad ka. Aga noh, teisalt ma jälle isegi praegu ma mõtlen, et ma millegipärast ei nagu, ma ei tea, võib-olla see on naiivne öelda, aga et kui tahaks, siis tunnetaks, aga ma jah, nagu mingis mõttes see on ainult keha nagu, et ma kuidagi mõistan sind hästi. See on ka see eluetapp praegu, ilmselt praegu on niimoodi vaja ja võib-olla mingi etapp tuleb selline, kus on jälle olulisem ja võib-olla ei tulegi, noh, me ei tea ju seda, on ju. Et just see, et mitte ka nagu vägisi tähtsustada midagi, vaid nagu sa ütled, et sinul ei ole tundunud, et see peab olema niipidi oluline. Et jaa, hästi nagu mõnus on selles mõttes mitte lihtsalt kuulata, vaid tajuda seda sellist
nagu tõesti, nagu sa ütled, selgust ja et sa oled see, kes sa oled ja sa tead, mis on sinule praegu oluline ja siis need teised teemad lihtsalt jäävad, et nii nagu sa ütlesid, et kui ma sind kuulan, siis ka kuidagi on hästi mõnus selline hea ma arvan, et vaatajal kuulal on sama tunne, et ei ole see, et see, nagu sa ütlesid, et sina ja siis see jutt, mis sa räägid, et need kuidagi lähed lahku, vaid see on nagu hästi selline hästi puhas, et aitäh, et sa niimoodi jagad. Seda tahtsin sulle öelda. Okei, seda on hea kuulda. Sa juhendad ju inimesi ka või ma sain aru, et sellel tasuta päeval sina teedki. No mis juhendamine see? Et kuidas see käib, et kui inimene nüüd võtab julguse kokku ja tuleb? Põhimõtteliselt see, mis me seal tasuta päeval või selle tasuta tund, see jooga workshop proovime teha, on sisuliselt ma tihti tunnen, et ma isegi ütlen seal nagu liiga palju. Ma tunnistan, nagu mul meeldib rääkida, aga sisuliselt see peaks olema selline, et need praktikad on väga hästi video peal seletatud ja ma saan seal enda mingisuguse võib-olla kogemuse jagada ja mingisuguse intro sissejuhatuse teha, ja siis me saame need video pealt need läbi teha, mis mina saan võib-olla seal juurde teha, lihtsalt nii palju, kui ma enda kohaloluga saan panustada ja siis need inimesed, kes on sinna kohale kutsutud, et siis nagu päriselt olla nendega. Aga jah, et sükest... See ei ole nagu jooga, et sina istud ees ja teed ees ja nemad teevad sinu järgi. Ei. See on ikkagi videopõhine. Ei. Ja isegi, ja niimoodi jah, Ishas nagu õpetatakse ka, mis ma enne selle Surya Kriia kohta tahtsin öelda, et kuidas see on erinev, siis ongi sükestest stuudiojoogadest, mis tänapäeval tehakse. Et seda on Sadhguru ka päris palju rääkinud, et need stuudiojoogad, mis tänapäeval tehakse, et sa lähed kuhugi, ongi ruumis, sul on mingi instruktor kuskil, et nüüd me teeme nii. Ja paratamatult läänemaailmas on see oht, et igaüks tahab nagu enda moodi teha asju ja et ta saab mingid õpetused ja et ei, mulle meeldib nii ja siis ma teen, muudan seal mingeid asju. Et see Surya Kriia, mida siin nüüd 28 veebruar, 1. märts õpetatakse ka, see on siis niimoodi õpetatud, et originaalselt, nii nagu see aastatuhandeid tagasi nagu inimsüsteemi peal on läbi mõeldud või paika pandud, siis niimoodi ta edasi antakse. Ja võimalikult väikse siis sükse veaga, et ja kõik on paika pandud ülima täpsuseni, kuidas käsi hoiad, jalgu, mis kaugused, mis nagu nurgad enam-vähem ja nii edasi. Et see point selles on see, et sa kasutad oma keha, kõigel on mingisugune geomeetria ja siis sa paned selle keha mingitesse asendistesse, kus geomeetria peaks siis kõige nagu optimaalsemalt mõjuma. Ja seal ongi hästi spetsiifiliselt see paika pandud ja siis sa saad seda iga päev ise teha ja siis see idee ongi see, et mitte instruktor ei tule ja ei ütle sulle ette, mida sa teed, vaid sa peaksid, sul on silmad kinni ja sa ise tunnetad ja see instruktori võimalus on ka olemas ja meil on nagu treenitud õpetajad, kes on reaalselt on seal ka joogakeskuses on ka 7 kuud on treeninud igapäevaselt tundide viisi, nad on nagu väga, väga pädevad. Väike lugu sellega oli see, et ma läksin seal Ishas ja see suur ruum, kus need joogaõpetajad õpivad siis ja nad hoiavad neid asanaid, neid asendeid ja ma sattusin selle koha peal sinna ruumi kõrvale, sealt näeb ruumi sisse ka natuke ja sa kuuled, mida kuulda on, kui antakse instruktsioonid või mida iganes. Ma sattusin selle asana peale, mida mul on kõige ebamugavam hoida. Ja siis ma vaatasin, siis ma mõtlesin, et ma nagu vaatan ja ootan seal. Mul hakkas nii igav lihtsalt seda vaadates, kuidas nad seda hoidsid, et ma pidin ära lihtsalt minema.
ja mina suudan seda lihtsalt, ma ei tea, mingi 40 sekundit hoida ja nad hoiavad seal minutite kaupa. Et noh, selline treening on seal ja nemad annavad meile edasi. Kuidas seda tehakse? Kas see on nagu see hetk, kus sa saad nagu keha eest ära või kuidas see käib? Sest noh, mis meil siin aju hakkab tootma, kui sa püüad mingit poosi hoida, mis on veel ebamugav ka, et ma ei jaksa rohkem, ma ei tea, käsi sureb ära, jalg sureb ära. Kunagi ma Kundalini joogas mäletan, üks istusime niimoodi 11 minutit. No see oli väike asi, see oli tunnis, aga need kurud istuvad seal ka päevi käsi üleval. Ja see käsi surebki ära ja ongi niuke tunne, et kukub ära ja noh, ta ei sure ju ära, aga sipelgad jooksevad. Et kuidas see läbi mine käib, on sul endal see kogemus, et sa oled sa pead neid küsima, ma ka. Keha lihtsalt nagu noh, on. Jah, ma ei ole ka selle hatha joogaga väga sügavale läinud, aga selle kohta räägitakse ka seda, et ongi, et noh, Indias ja ongi joogid, kes harjutavad ainult ühte poosi ja see ongi siis, kui sa suudad selles ühes poosis, selle kohta öeldakse vist asana sidi, ehk siis kui sa suudad ühes poosis olla niimoodi, et oledki mugavalt seal 3 tundi või midagi sellist. Ma ei mäleta, mis see tundide arv või ja mis see mugav tähendab, et kas see päriselt mugav? No põhimõtteliselt ma saan aru, et sul ongi süke kehatunnetus kaob ära ja sa saadki olla lihtsalt selles, nagu ongi, sa kasutadki keha seda geomeetriat siis mingit moodi, et joondada see siis mingisuguse suurema geomeetriga ja jah, et kui sa suudad seal niimoodi tundide viisi olla, siis on hästi. Siis võid õpetada teisi ka. Ja sellised õpetajad, kes nüüd Eestis, ma saan aru, et see 28. veebruaril algav kursus, see oli mitu, 3 päeva või? 2 päeva. 2 päeva. 1,5. See toimub Tallinnas ja te toote siis Eestisse kellegi, kes viib seda läbi. Ja. Seda te ei tee ise, on ja? Ma ei tea, kas isegi me toome, see on ka nagu süke. Sõnasta ise. Aga jah, et tuleb õpetaja, et me jah, kutsusime ja seal on ka teine praktika, Butta Shuddhi, mis on nagu süke elementide puhastamine. Et see on vist siis neile, kes on selle inner engineeringu teinud, et kui keegi on teinud juhuslikult, siis saab küsida. Aga jah, seal on samamoodi, siis on õpetaja, kes on seal selle kursuse teinud, nagu ma rääkisin, et ma käisin seal vaatamas, kuidas nad hoidsid, et minu ma ei tea, heakskiit, mida iganes, et noh, ma olen lihtsalt näinud, kuidas nad ongi noh, mis treeningust nad on läbi käinud, et see ei ole nagu süke stuudiojooga, noh, nad mitte, et neid halvustada, aga jah, et seal on nagu väga detailidesse mindud ja siis ta on kuskilt saanud, teda on käidud vaatamas ja ta on sertifikaadi saanud ka ja siis ta tuleb ja õpetab. Ja see on siis 2 päeva põhimõtteliselt praktikaid, et mida inimene siis saab sellest, kui ta tuleb, mis tal pärast on? Ta on ära õppinud selle harjutuse, mida ta ideaalis siis igapäevaselt praktiseerib. Ja on saanud teadmist ka sinna taha, et miks seda üldse teha ja seal ka jah, seletatakse ka seda ja natuke ka jah, et kuidas see mõjub ja nii edasi. Aga ta ongi siis süke tööriist sulle endale, mida sa saad iseseisvalt teha ja ise eksperimenteerida ja noh, eksperimenteerida selles mõttes, et sa teed seda niimoodi, nagu see on sulle õpetatud, see on põhjusega. See on siis sellepärast, et see on jah, nagu ma ütlesin, see geomeetria kõik on sinu jaoks paika pandud, nüüd sinu eesmärk on lihtsalt seda teha ja vaadata ja jälgida siis ütleme, see on minu kogemusel, et jälgida, kuidas see sinu siis nagu süsteemiga töötab. Ja see on siis see nagu eksperiment. Mitte see, et sa hakkad seal kuidagi ise midagi muutma. Aga kellele see on? Kas kõik võivad tulla, on seal mingi vanuse piir, pead sa midagi enne teadma, oskama?
pead painduma näiteks või pea painduma või? Hea küsimus, jah, see on kõigile, et see on kohandatud täpselt niimoodi sinu kehale, sa ei pea, et seal on ka mingisugused siuksed muundused, ütleme, seal ei ole mingeid väga siukseid nõudlikke poose, aga kui sa siiski millegisse ei suuda minna, siis on mingisugused mööndused, kuidas sa saad sellest, kuidas sa saad kohanduda. Et seal ei suruta ju läbi valu või et sa pead ei, absoluutselt mitte. Seal on isegi, minu teada öeldakse seal ka kohe ära, et kui see on valus, siis sa ei tohiks, see ei ole nagu selle mõte. Mina olen ka Hatha Yoga tundides nüüd käinud sügisest saadik ja minu õpetaja ütleb alati niimoodi, et seda teed nii kaua, kui on mõnus. See magus valus piir, et valu on muidugi sinna ei lähe ja kui enam ei ole, enam ei naudi, et siis tuled välja. Yeah. Ja see on muidugi hästi kandnud mind ja see on, ma saan aru, et ma olen tänu sellele saanud ka, ütleme siis edusammud nende kohta, et ma päriselt nagu juba naudin mingid poosid, mida mul oli alguses raske hoida, sest kõik see fookuse juhtimine, see kuidagi tuleb vaata ajaga, aga kui seal ei ole survet taga, et ma pean, siis see on nagu väga palju kordades ka lihtsam nagu teha ja mõistus nagu ei lähe nii hulluks, et miks mina ei saa ja teised saavad ja mis kõik on ja et ühesõnaga siis igaühele, et võid tulla nii-öelda inimene tänavalt. Me paneme lingid, kus sa selle sündmuse kohta info saad siia saate alla ja regamise koha ka ja siis Volliga saad võtta ühendust, kui tahad midagi selle kohta küsida. Aga räägime sellest Isha Eestist ka. Sa olid mees, kes ei uskunud üldse vaimsusesse või pigem tahtsid seda endast eemal hoida, siis sa elasid Indias ashramis ja nüüd on olemas Eestis ka selline vabatahtlik ühendus. Mismoodi sinu käsi seal mängus on, et see asi on loodud? Vabatahtlik ühendus, selles suhtes, et see ongi siuke igaühe enda algatada, samamoodi nagu seal ashramis, kui ma sinna läksin, mis oli väga, ma võib-olla tagasi tulles, et sellest kogemusest, kui rääkida seal see programm, see 7 kuud, siis seal on kuskil, minu teada oli meie selles aastas oli 2000 osalejat ja sealt kuskil 2/3 oli Indiast ja siis ülejäänud kuskilt Euroopast, Ameerikast ja igalt poolt mujalt maailmast. Ja see oli väga nagu, võib-olla kui sa küsisid ka selle hirmude kohta, et ma ka võib-olla, millele ma jään nagu pidama on see, et mul on täiesti savi, kes seal inimesed on, ma lähen sinna enda kogemuse pärast, aga võib-olla mõtled ikka, et sa lähed mingisse vaimsesse kohta ja ma ei tea, kes seal nagu on, kas seal on mingid siuksed kristalli, mingid hullud ja ma ei tea, kes on ju. Ja on ka neid, aga see on täpselt sama nagu ma ütleks mingis mõttes, kui sa lähed siin Tallinnas jalutama. Täpselt samasugused inimesed seal on. Meil oli näiteks, ma ei tea, kas see on hea promo, aga lihtsalt, et võib-olla need ruumid, kus me olime, et meie ruum ja kõrval ja siis kõrval lasti päev, kui need tüübid, kes siis seal näiteks õhtul nad lasid seal tehnot ja nagu, et see point on see, et täiesti tavalised inimesed. Ja üldse ei olnud sükest võõrast, et ma olen, kõigil on nagu, et see ongi süke undercover joogid, kõigil on enda süke mingisugune, mis on teda puudutanud, aga see oli, et keegi ei hakka ennast justkui nagu võõraste sulgedega ehtima. Ja siis oligi, mina olin seal ainuke eestlane, ma kohtasin seal teisi eestlasi ka, 3 eestlast veel, kes on ka siin Eestis, kellega me nagu seda vabatahtlikku asja koos teeme. Ja üks on nüüd samas programmis, kus ma seal olin, aga ja siis tuled Eestisse tagasi ja siis tollal, kes on seal praegu on selles programmis, tal tuligi idee, et see midagi siin Eestis ka
kutsuda kokku inimesed ja siis ma ei tea, vaadata, et mis saab ja kui suuri huvi inimestel on selles osas, et me teadsime, et selle Ishaga 2 miljonit vabatahtlikku üle maailma ja seda Shambhavit või seda inner engineeringut õpetatakse online'is, peab olema ja siis tuligi, me tegime selle mediteerijate nagu kokkutuleku ja seal oli vist 16 või 17 osalejat ja sellest sai selles suhtes asi alguse, et siis me hakkasime omavahel suhtlema ja vaatama, et mis me nagu ära saaksime teha. Ja mis te teete praegu? Teete neid tasuta päevi, kus inimesed saavad proovida, kas teil on mingi missioon veel praegu siin Eestis niimoodi omavahel ajada? No jah, me oleme neid mediteerijate kokkusaamisi teinud ja nüüd ongi need erinevad programmid, kui vaatame nüüd, kui edukalt see Surya-Kriya meil siin läheb, kui see läheb muljalt avaldavalt edukalt, siis seesama inner engineering, kus siis seda Shambhavi Mahamudra kriyat, mis on päris siuke kriya, mis on siuke protsess, mis on sulle nagu edasi antud, elav protsess, et kui see Surya-Kriya läheb edukalt, siis seda tullakse võib-olla siis isegi koha peale ka meil siin õpetama, et see oleks äge. Ja on olnud jutud ka keskuse arendamisest, et meil oleks siin siuke oma keskus, kus siis inimesed saavad ka praktikaid teha ja eks me näeme, sellega on ka Eestis siin on jutud olnud, et see on eestlastele hästi siuke võõras ja vastuvõetamatu asi ja eks me näe, mis sellega saab, aga eks me teeme, mis teha annab ja see on siuke vabatahtliku töö, et kõigil on omad tööd ja kõigil on oma graafik ja siis igaüks panustab nii, nagu ta saab ja nii, et kui sa kuulad meid ja sa oled Sadhguruga kursis, oled võib-olla teinud mõned praktikad või ostnud mõne kursuse, siis tea, et neid inimesi on veel ja Instagrami kontsol te vist jagate peamiselt oma tegevusi või? Jah, meil on Instagram, Facebooki siuke mitteametlikud lehed, mille läbi me oleme siis natuke reklaami teinud nendele üritustele ja niimoodi. Paneme need lingid ka siia. Ja kui keegi saab kirjutada meil, põhiline siuke vestlus toimub, ongi 2 gruppi, üks on Messengeris, üks on WhatsAppis ja sealt siis käib kogu nende ürituste ja asjade kohta käib info läbi. Okei. Ja mis on veel midagi, mis me võib-olla täna teemaks ei võtnud, aga mida sa tahad, et siia saatesse kindlasti tuleks? Siuke küsimus. Mis on veel? Mis võib olla sinu jaoks, et tegelikult tunned, et sa tahtsid sellest täna rääkida, aga võib-olla ma ei tulnud selle peale, et küsida. Sest mul on tunne, et vaikselt võime hakata vanduma, sellepärast et väga kihta tummine episood on olnud ja sinu lugu väga põnev olnud kuulata. Tummine, see on hea või? Ja veel, tummine minu jaoks tähendab seda, et siin on palju, et mille üle mõelda, võib-olla vahepeal pausilegi panna ja siis mõelda, kuidas minu elus need asjad on, et kui sina räägid oma lugu, et aga kuidas mul on, keegi kuulaja mõtleb, et selles osas. Jah, ega ma mingit, nüüd ma hakkan mõtlema, et jah, et mida võib-olla siis tasub ära lõpetada, et ma mingit tarkused ära küll ei taha ja ei oska öelda. Ja selle jaoks võib-olla natukene on teised podcastid ka, et eks see ikka ju tuleb sisse, kui sa räägid oma lugu ja oma need julgete muutuste lugusid, et sealt tuleb ikka seda tarkust sisse ja mitte vähe. Aga jah, et seda nagu... Võib-olla seda nagu selles suhtes puudutada, et ongi see sama asi, mida ma just mainisin, et kui ma sinna ka ashramisse läksin ja tänapäeval ongi asjad, tegevused ja kõik käivad siukse tänapäevaga kaasas ja üks initsiatiiv, et
et võib-olla vastates, et mida me nagu tahame teha ka, et kogu selle Isha organisatsiooni initsiatiiv oleks siis ka tuua igale ühele, nagu kunagi pidi Indias niimoodi olema, et igas peres, ja siiamaani suures osas on, et neil on mingisugune sihuke vaimne praktika, mida nad läbi viivad, kas siis perega koos või igaüks teeb midagi silmad kinni, on meditatsioon või mida iganes. Ja ma arvan, et see on eriti, ja seda on näha ka, et selline asi on tõusuteel, sest et koos selle Covidi pandeemiaga ja muuga, kus siis inimesed pidid kodus lukus olema, tuleb välja, et siuke vaimse tervise pandeemia on, me oleme ka käinud koolides sellest rääkimas ja tutvustamas neile ka neid lihtsaid siukseid meditatsioonipraktikaid, mida igaüks saab teha kodus ja rääkinud enda lugu. Et see statistika on päris õudne, kui seda lugeda, et 1/7 on mingisuguse vaimse tervise, ma ise võib-olla panen puusse, aga kellel on diagnoos ja kellel on mis ja teine ja mingid häired ja ärevus ja 100 asja, on ju. Ja nüüd inimesed on ise hakanud huvi tundma selle üle, et mis see nagu lahendus siis on sellele, et proovid siit ja proovid sealt, proovid mingeid aineid, proovid väliste asjadega, proovid kellegi teise abil. Ja siis kui ma arvan, et see ka minu kogemus on see, nagu ma rääkisin, et vaatad, et mis selle kogu asja nagu point on, et on siuke, keegi kannatab siin, ise endal on siin paha olla ja nii edasi, et ja seda nagu niimoodi väljast ei saagi seda vastust ja siis tänaseks, mis ma saan julgelt öelda, mis on minu jaoks täiesti ongi kadunud, on siuke nagu siuke elu mõtte otsimine või nagu siukest küsimust ei tekigi enam ja võib-olla siis, et see tarkuse teha selle asja juures on see, et need ei ole nagu siuksed, et vaikselt hakata tutvustama, mulle meeldib natuke nagu kokku viia siukeste hästi reaalsete inimestega, nagu praegu on see Djokovic, kes mängib tennist, on ju, tema on ka Isha praktikaid teeb, seda inner engineering on teinud ja mediteerib ja palju selliseid, kes see Steve Jobs, kes käis ka seal Indias, elas ashramis mingisuguse aja, et neil on, ma vist kuulsin, et Sten samamoodi, et rääkis, et kus tema nagu siuke rahaline ja finants hakkas tõusma siis, kui ta hakkas neid praktikaid tegema. Et point sellega on see, et see asi töötab ja seda on ka Sadhguru öelnud, et ei ole vahet nagu, mis eesmärgil sa seda tegelikult teed. Kui sa tahad, et see aitaks sind rahaga või millegi muuga, siis nagu jumal hoidku on ju tee või katsete ja vaata, kuidas see töötab ja lõpuks ma julgeks öelda, et siis sa näed, et kui see hakkab niimoodi nagu sügavamal tasandil tööle, see on nagu see kõige suurem võit siis. Ja see võiti selleks, et ta hakkaks, mul on meeles, et Sten ütles seda, ja mis ka minu jaoks nagu ongi tõde, et see töötab siis, kui sa päriselt pühendud sellesse, et kui see sul seal taustal tiksub niimoodi, nagu koos kõige teistega, et siis tõenäoliselt mitte nii. Jah, pühendud ja see selles suhtes siuksed nagu päris praktikad, lihtsalt pühendumusega saab ka, kui sa nagu lihtsalt annadki ennast ära ja pühendud, ütleme, et kui me räägime siukestest praktikatest, seal on nagu siukest distsipliini ja järjepidevust ikkagi vaja, et need on ka siuksed asjad, et kui sa tahad, et need ka tööle hakkaks, siis niimoodi, et iga pühapäev midagi teen, et sellest nagu siukest suurt asja oodata ei ole. Võib-olla parem ongi see, kui sa teed selle 7 minutit meditatsiooni või midagi teed iga päev, on nagu palju suurem asi. Aga jah, et need on, et nende inimeste näitel, mis ma mõtlengi, et see ei ole enam siuke asi, et
et käin kirikus ja noh, sa võid seda ka teha või lähed kuhugi mungaks või midagi sellist, aga see on nagu võib-olla lihtsalt sihuke endale midagi, mis sa natukene teed. Ja selle kohta on ka nii palju teadusuuringuid ja mida neid praktikaid Harvardis ja mujal uuritud osaliselt lihtsalt sellele eesmärgil, et seda teha nagu lääne inimesele rohkem seeditavaks ja sest sa ei saa nagu sükest meditatsiooni lahti lõigata ja nagu demonstreerida kellegile. Aga noh, nii palju kui teha saab, et siis teha seda söödavaks, et see on midagi absoluutselt kõigile. See ei ole ainult, see on ka meestele. Ja see ei ole nagu siuke asi, et mis kuidagi teeb, et see ei pea olema siuke nagu, sa võid käia kuskil oma lihakombinaadis lammast tapmas või mida iganes. Tehnot kuulata. Mida? Tehnot kuulata, mida iganes, täpselt. Sest see võib ollagi tundub hirmutavad, kui sina siin räägid, et see 3 tundi päevast teed praktikaid, et esimene asi, mille inimese aju kohe genereerib, et mis asja, mul ei ole aega, tööl peab käima 9-5. Et kuidas siis leida seda aega? Sest täna on läbi käinud nii 3-tunnine kui ka 7-minutine praktika. Et mis sa soovitad või mis see sinu selline tundmus on, et kus seda aega siis võtta või mille taha see jääb, inimene ütleb, mul ei ole aega ja tundub, et ei olegi 3 väikest last täiskohaga töö, majapidamine, koerad, kassid. Aga kuidas siis nagu saab? Ja ma ei tea jah, kas seda nagu päris, see on nagu siuke ohtlik asi, mida võib-olla öelda, et aega leidub alati, siis keegi ütleb, ongi sama, et sul on 3 last ja töö ja võib-olla osadel ongi, aga ma ütleks, et mingi 95% või rohkem isegi case'idest sa leiad isegi aja, et ütleme, kui sa oled selle Shambavi õppinud, et see 21 minutit praktika teha. Isegi siis, 7 minutit. On see lihtne, igaüks võib võtta selle Miracle of Mind on see äpp ja seal saab 7 minutit lihtsalt teha selle kiire meditatsiooni, kas või mingi pausi ajal. Ja teine asi on sellega see, et enda efektiivsus, mina ma ütlesin, et ma teen seda 3 tundi, aga see energia nagu tõus ja efektiivsus, mis on sellest, et ma iga päev seda 3 tundi teen, kuidas see nagu elu mingis mõttes häälestab ja see on siuke imelik sõna, mida libestab, et siis selle arvelt võib hakata päris palju rohkem nagu juhtuma ja siis tegelikult sa saad sellest 3 tunnist, mis sa ära annad iga päev. Jällegi, ma ei tohiks võib-olla sellest 3 tunnist rääkida, aga see tuleb tagasi. Täiega mõistetav. Ja tasub anda endale võimalus ja sellele võimalus, eks ju. Teine variant on ju tiksuda edasi nii nagu on, aga kui selles elus on rahul olematust ja tegelikult nii ei taha, siis ongi ju valida, et kas teha see muutus, julgeda see muutus teha või mitte. Julgeda teha muutus. Koht, kus saab aega võtta, on scrollimisest. Kui sa oled keegi, kes üldse ei scrolli, siis tõenäoliselt sul ei ole ka seda küsimust, et kust ma aja võtan. Võt, aga siis ma ütlen sulle suure piraka aitäh, et sa tulid, et sa jagasid oma lugu ja sinuga on olnud väga mõnus vestelda, nii et keda Volli inspireeris, aitäh ja tahad ühendust võtta, siis leia ta üles, et paneme lingid siia ja muidugi uuri neid sündmusi ja mine kohale ka. Meie paneme tänaseks siit kaamera kinni, et avada see jälle järgmises episoodis, nii et pane kanalile subscribe, mul on väga hea meel iga ühe üle, kes on siin. Teid on juba üle 500, kes on päriselt ennast märkinud püsivaks kuulajaks ja see teeb ainult rõõmu ja on kütus ka sellele, et kuidagi ka minu inspiratsioon saab avaneda ja ma kuidagi tunnen ära jälle need järgmised põnevad inimesed, kes siia saatesse tulevad. Nii et aitäh, et sa oled ja kohtume jälle siin või sealpool ekraani. Aum Namah Shivaya.